Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Austatud saadikud, neid äpardusi, mis on meie justiitssüsteemi tabanud, ei klaariks ka poole tunniga mitte kuidagi ära. Mõned teemad toodi siin välja, mille üle mul on hea meel. Kas või see, et ei ole tehtud järeldusi sellest, kui inimesi solgutatakse 7-8 aastat 7-8 eurose juukselõikuse eest ja sellest nagu ei sünni mitte midagi. Keegi peaks ju ometigi vastutama. Aga vastutamatus ongi see märksõna, millest ma tahan rääkida. Kui ma vaatasin kriminaalpoliitika põhialuste ettekande teksti, siis siin kiideti, et rahvusvahelise koostöö valdkonnas oleme jätkuvalt olulisteks koostööpartneriteks. Sealhulgas tunnustas meid tõhusa koostöö eest korduvalt USA. Ei teagi, kuidas see küll nii juhtus. Aga ma mäletan, et kui esimene Kaja Kallase valitsus tuli, siis lõpetati momentaalselt esimese kirgliku, kiire ülesandena rahapesu uurimises koostöö endise FBI juhi Louis Freeh'ga. Kuhu siis rahapesu uurimine lõpuks jõudis? Mitte kuhugi. Ka praegu oleks võimalik tööd jätkata, aga huvi puudub. See ei jõuagi mitte kuhugi. Ja me ei räägi pisikuritegudest. Me räägime tollel ajal hinnanguliselt maailma suurimast musta raha voogudest. Kes vastutab? Jah, Danske Bank vastutas, maksis trahvi. Rootsis mõisteti isegi üks pangajuht süüdi, aga Eestis, nagu te kuulete, vaikus, maailma suurimaid rahapesu juhtumeid. Ja siingi lükatakse ülimalt tähtis abikäsi eemale. See, et Eesti sai pisut raha USA-st, siis see oli USA lahkuse tunnus. Tõenäoliselt, kui oleks Eesti teinud tegelikku koostööd, oleks summad olnud kordades suuremad. Aga keegi ju ei vastuta. Aga vähemalt tunnustan USA õigussüsteemi, kes ilmselgelt andis seda raha selle eest, et Eesti mingilgi määral tegeleks rahapesuga, sest see läks rahapesu vastaseks võitluseks. Et see asi ei oleks nii katastroofiline nagu senigi. Pihlakodu juhtum. Kas tõesti see inimene töötab edasi prokuratuuris? Prokurör Arika Lepp, kes ütles Eesti Ekspressile järgmisel moel. Prokuratuuri hinnangul pole piisavalt tõendeid, et seksuaalkuritegu tõi dementsetele hoolealustele kaasa tervisekahju. Iga tahtevastane sugu ühe ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju. Ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju. Kas tõesti see ebaprofessionaalne kodanik töötab edasi? Kes vastutab? Mitte keegi ei vastuta. Läheme edasi. Lehtme juhtum. See oli kõrge profiiliga juhtum. Parlamendiliige. Rahvusvaheline dimensioon. Tohutu eetiline kahju. Tohutu rahvusvaheline kahju Eesti püüdlustele Ukrainat aidata. Ja mõelge, need miljonid, mis jäid kogumata, mitme Ukraina tsiviilisiku või sõduri elu oleks
sellega võinud päästa. Tol ajal oli annetamine tipus ja siis kukkus see kolinal. Kas see ei ole üks rängemaid eetilisi rikkumisi? Teie endine erakonna esimees ainult kaitses teda. Vaadake, on veel eetiline dimensioon. Alati on võimalik näha ka eetilist dimensiooni. Ja sellega on Lehtme teinud midagi, mida teised ei ole suutnud. Ta on niivõrd palju kahju tekitanud Ukrainale. Aga ometi miski ei liigu. Kes vastutab? Isegi kui minister kinnitab vastupidist, et mina ei saa sekkuda, mina ei tea, siis see näeb väga halb välja. Ta on teie erakonnale tekitanud sellist kahju. Miski ei liigu, keegi ei vastuta. Te mainisite telefonipätte, kes teile kui ministrile helistavad. Teile kui ministrile. Teil ei ole see teema võõras. Ja te ütlete, et ma viskan telefoni kohe ära. Ja siis te kirjeldate, et 100% inimestele, kui me saadaksime, kuidas te ütlesitegi, et kui see oleks 100% ennetatav, see telefonipättus, ainult teavitame inimesi, saadame kõigile paberi koju. Ei ole 100% ennetatav. Inimesed on naiivsed, inimesed on ka väsinud pärast tööpäeva, kui neile keegi helistab. Inimesed on hirmul, kui neile räägitakse, et lapselaps jäi auto alla, kandke raha üle. Ei saa ainult kirjakeste saatmisega, vaid tuleb need võrgustikud purustada. See oli alles hiljuti, kui Tšehhis avastati selline keskus. See on ju Euroopa Liit, kus pidid olema väga tihe koostöö kõigiga. Kõik on ainult ühe kirja või telefonikõne kaugusel, et ühendus saada. Siis lõhkuge ära need võrgustikud nii palju kui võimalik. See on võimalik. Telefonikõnedest jääb jälg. Kes vastutab? Te peaksite eraldi ametnikud tööle võtma, sest see kahju on üüratu, mis just ühiskonna nõrgematele sellest sünnib. Tihtipeale on ohvriks eakad. Nii et mõelge ka preventsioonile, sest enne kõike preventsioon aitab. Ja kui te rääkisite alkoholist, miks te ei tee koostööd teiste ministritega? Alkohol on paljude hädade põhjus. Narkootikumid on paljude hädade põhjus. Ehk siis narkokuritegevuse ennetamine. Muidugi veipimine on ka oluline, aga narkokuritegevuse ennetamine koolides ja mujal, see peaks olema A ja O, sest see viib paljude suurte õnnetusteni. Aitäh! Aitäh!